hea meel, et te kõik olete kokku tulnud Järva Jaani 64 pärast. Ja miks 64? Täpselt 58 aastat tagasi olime selle trepi peal ja mängisime ja nende kahe looga me kutsume teid saali meie galakontserti kuulama, mis on erakordne, eriline, ma arvan, terve Eesti ulatuses ja miks mitte ka terve Euroopa ulatuses. 1, 2, 3. Nõukogude aeg võtab 5 kraadi tagasi, eks ole. Rohi oli rohelisem, päike oli sinisem, või taevas. Ja naised olid palju. Nii, aga nüüd on siis üks veel see Dixieland lugu, mille pealkiri on Pühapad marsivad. Aga see on vana mustade meeste lugu, kus kõik käivad tänaval ja röövad
ja neil ei ole vahet, mis on see pidupäev kurvemad või meeldivamad juhtumid, see on alati rõõmus. Nii, läks siis järgmine. Ja siis me muidugi vaikselt kutsume teid kontserdil, mis gala kontsert läheb kohe automaatselt edasi. 1, 2, 3. Nii, head sõbrad, mul on au veel natuke aega rääkida, sest kohe võtab selle ameti üle Enn Tammaru. Nii et meie viime seda tänast väga pidulikku, väga erilist õhtut läbi. Ja ma arvan, et see ei ole mitte ainult meile kui muusikutele, kes on kokku tulnud täna JJ64 ja meie head sõbrad, kes on täna ka laval. Ja ma arvan, et see on väga põnev, et teie tulite kokku ja teid on nii palju. Muidugi peab ütlema, et meie bändi tantsuõhtutel ja kontserdil üle alati väga palju rahvast, Toomas. Kindlasti. Kõik on õige. Nii, ma ainult paari sõnaga, et see juhtus siis niimoodi, et me olime Tõnu Peetsaluga Tallinna muusikakoolis edukalt lõpetanud esimese kursuse. Tekleid peas tulime ühe bussiga koju, eksamid sooritatud, kõigil väga hea tuju, mida edasi teha, suvi ees. Ja loomulikult me kohtasime siin Toomast, Ennu, Peepu ja mõtlesime, et noored muusikud, mis ega me niisama ei passi siin. Teeme pundi ja see maja oli hästi sõbralik, ainult siin üks mees oli Emil, kelle käes oli võti muusika riistade juurde. Tema alati tahtnud anda, aga
siis Toomas oskas diplomaatiliselt alati surnuks rääkida, et anna ikka meile pillid ka, tead. Pillid olid siin raudkassis, keegi... Ja muidugi, mis oli väga tore, et Järva-Jaanis oli kultuurimajal buss. Nii et see oli kohe selge, et kui me oma kava saame kokku, siis me lähme ka gastrollile. Mis ka juhtus, tegime 3 kontserti, Viru-Nigulas ja Rakveres, kus me käisime. Ja muidugi, tähendab, ühe pala, mis ma valisin, on see, et me just Tallinnas kuulsime esimesed lood Antonio Carlos Jobimi Bossanovasid. Ja me olime kõik sellest nii vaimustunult, aga muidugi meil oli see Girl from Ipanema, see teine osa oli ikka nii raske, et me ei riskinud veel seda mängida, aga selle me mängime täna teile, 58 aastat hiljem. Nii et tütarlaps Ipanemast või miks mitte ka tütarlapsed Järva-Jaanist, Roosnailikult, Paidest ja kõik, kes siia kokku tulnud. 1, 2, 1, 2, 3.
hea lugu tõesti. Lõi ikka Eesti poistile tüdrukutel vere käinud. Ma tea, kas on mikrit vaja üldse? Kostab niisama ka, eks ole? Kostab jah. Mulle endale meeldi ka, siis ma võtan siit oma laulu. Pärast seda pikka nii-öelda käimist muusiku teel, siis alati see lõpeb ikkagi laulmise või vähemalt räpiga. Mulle selle palju juba ammu mõelda. Nii poisid, meil oleks vaja üks lugu ja see oli, Kando oli siis hästi moes, Tiiu Varik laulis seda niimoodi, et see võttis hinge välja seest. Ja kuna meil Tõnuga oli veel ka see, et me olime, Tiiu õppis teisel kursusel, siis me mäletame, kui meil oli muusikakooli esimese ja teise kursuse õpilaste kohtumine. Ja mis sa salata, kõik ju tahtsid, et no Tiiukene laula nüüd see Kando ka meile ikka ära. Ja kui me kuulsime seda muusikakooli saalis veel korra, et see oli ikka üks äge lugu. Ja miks mitte ka täna seda? Instrumentaalvariandis. Nii. 1, 2, 3, 4. Raivo Järma, daamid ja härrad, ainult täna ja teile Raivo Järmas oma pika soologa.
tunnen. Ja ega meie tol ajalgi, kui me veel noored olime, ei saanud läbi teiste abidest. Selleks me oleme teie ette täna palunud ka inimesi Tallinnast, inimesi Tammsalust, inimesi Türit ja Paidest. Ja nüüd ma palun siia Mati Kärmiku. Meeldivat pärastlõunat, lugupeetud publikum. Nagu mind juba tutvustati, olen ma Mati Kärmik ja kui mõni mõtleb, et kuidas see mees siia lavale sai, siis ma ütlen tutvuse kaudu, sest minu lähedane sugulane Toomas Kärmik on selles süüdi. Toomas Kärmik! Ja minu esimeseks lauluks on Louis Armstrongi poolt kuulsaks lauldud Wonderful World ja Hellu Karmo poolt tõlgituna Imekaunis on maa. Ma näen halliaid puid ja lilli näen, on meie jaoks täis õisipäev ja siis mõtlema pean. Imekaunis on maa, hõgub taevasel, kui koitma lööb, sealt päiksetõus viib ära öö ning ma mõtlema pean. Imekaunis on maa. Täis sära vikerkaarel, aeg elab, lootust loob ja inimlapse hinges on armastus nii noor. Igal pool sõbrad koos sõnu räägivad häid ja pikka teed maailm käib. Kuskil nutab laps, siis naerab taas. Ta palju teab, kui kord suureks saab ning ma mõtlema pean. Imekaunis on maa. Igal pool sõbrad koos sõnu räägivad häid ja pikka teed maailm käib. Ma näen halliaid puid ja lilli näen, on meie jaoks täis õisipäev ning ma mõtlema pean. Imekaunis on maa ning ma mõtlema pean. Imekaunis on maa. Suur tänu. Aga järgmine lugu Cheek to Cheek originaalpealkirjaga. Irving Berlin on autor ja meil on ta kuulsaks laulnud omal ajal
Lao Orumets ja sõnad on muidugi Heldur Karmolt, kes on kõik need kuulsad laulud ära tõlkinud ja eestikeelne pealkiri siis Taevas. 1, 2, 3, 4, 2, 3 ja. Taevas, õnne taevas, tunnen end, kui tantsin armsam sinuga. Mida tunneb süda, ei saa rääkida. Tantsul pale palge vastu sinuga. Taevas, õnne taevas, tunnen end, kui tantsin armsam sinuga. Oma pea mõõlal hellalt toetad sa. Tantsul pale palge vastu sinuga. Päevalt tegevust mul palju, kuid see nii ei võlu mind. Kui võin õhtul hoida tantsides, ma käte vahelt sind. Kõik, mis seni meeldis mulle, mind õhtul huvitab. Kui võin õhtul hoida tantsides, sind käte vahel ma. Ihkan, et minule tantsiksid vaid, sest õnnelik siis võin olla vaid ma. Kuid taevas, õnne taevas, tunnen end, kui tantsin armsam sinuga. Mida tunneb süda, ei saa rääkida. Tantsul pale palge vastu sinuga. Ihkan, et minule tantsiksid sa, sest õnnelik siis võin olla vaid ma. Kuid taevas, õnne taevas, tunnen end, kui tantsin armsam sinuga. Mida tunneb süda, ei saa rääkida. Tantsul pale palge vastu, pale palge vastu, pale palge vastu sinuga. Suured tänud, aitäh. Ja on veel üks laul, tundub, ja ongi. Ja see kannab väga toredat pealkirja. Truudusetu süda, sest kui ma siin saalis ringi vaatan, no siin ei ole neid. Aga selle maailmakuulsa loo originaalpealkirjaga Perfidia on kirjutanud Mehhiko helilooja Alberto Dominguez. Ja eestikeelne tekst Heldur Karmolt jälle. Truudusetu süda. On truudusetu süda sul, miks teistel pilke kinkima pead, kui piinlevad mind sa tead. Miks siis, kui õhtul kõlab hurmaviis, sa võõral mehel ulatad käe ja tantsima tangot lähed. Tunne hõõgub nagu tuli tuhal mu hinges sügaval. Kuid võib olla kord ka saabub aeg, kus särama see lööb must kui kristall. On küll nii truudusetu süda sul, ent siiski ilma sinuta ma vist elada eal ei saa.
ma viis. Sa võõral mehel ulatad käe ja tantsima rumbat läinud. Tunne hõõgub nagu tulituhal mu hinges sügaval. Kuid võib-olla kord ka saabub aeg, kus särama see lööb must kui kristall. On küll nii truudusetu süda sul, ent siiski ilma sinuta ma vist elada eal ei saa. Ei saa. Suured tänud, aitäh! Nii, võtame siis, bändil on praegu plaanis 2 sugu. Kuidisel on kinnitatud, uus minister pani selle allkirja ja kiitis heaks. Järgmise lugu veab ja on solist Herman Rätsep. Suku-suku. Kas keegi mäletab Suku-sukut? Laulate kaasa, jah? Kuidas esimene fraas oli? Pa-pa-pa-pa-la. Keegi laula siis. Pa-pa-pa-pa-di-di-di. Oli. En tubli. Nii. Pikk, katt, ton. kuulete ühte ilusat ballaadi. See on prantsuse helilooja Regaud ja teine mees on François loodud ballaad My Way. Tõlkes ta võiks olla minu teekond, minu tee. Aga minule ta sümboliseerib
sellise inimese elukaare peegeldusena, mis hakkab ilusa lapsepõlvega, elu keskel on tormilised aastad ja me lõpetame kõik helges vanaduspõlves.
Tom ja Aavo olid siis 11-aastased poisid, kui mina Järva-Jaani puhkpilliorkestri teise aldi pultis olin. See oli siis 60 aasta sügis. Herman ei lase mul valetada, alati kui ma hakkan Tomist rääkima, siis ta ütleb, et Tom on ju esimene kuldmedal Järva-Jaanist. Sellesse loosse, nii nagu isegi ütles, pani ta lapsepõlve, noorusaastad ja ka helge vanaduspõlve. Ta on üks vähesteid, kes on jäänud oma kodualadesse, kes hoiab meid koos, kes sunnib meid harjutama just nii, nagu tema harjutas siis, kui ta sai vabariigi parimaks instrumentalistiks. Need inimesed, kes lugesid neid artikleid, mida me kirjutasime Sarsaga Järva teatest ja Järva valla lehte, te teate, et tegelikkuse tuumik on ju Voldemar Jürise õpipoisid. Hakkasime niukestele peale ja nüüd oleme teie ees. Tom, see oli väga ilus. Aga veelgi ilus. Et harjutamine ei tee mitte heaks harjutajaks, nagu minu hea lauluvenn ja Tiiduga oli hästi tuttav Vürmer ütleb, vaid teeb ka vahel professionaalseks mängijaks. Mu lause lõppes, et on veel midagi ilusamat ja nüüd ma palun teie ette meie tänase õhtu kõige ainsa daami. Ja kuna me oleme ikka rääkinud, et lisaks puhkpillimuusikale ja torudele on meid huvitamas ka džäss, siis need 3 laulu tulevad nüüd sellest valast. Tütarlaps on Tammsalust. See kõlab nii armsalt, Enn. Tere ka minu poolt ja tõesti Tammsalust ma pärit olen. Nii oma sünni poolest kui ka praeguse tegevuse ja tegutsemise poolest. Ja kui siin spekuleeriti, et kuidas siis tänasel õhtul nende selliste auväärt muusikute sekka esinema saadi, siis mina pean ka ütlema, et läbi tutvuse. Ja ma arvan, et läbi tutvuse. Ja minu tuttav, kes mind nimelt siia tõi, on siis meie kitarrimängija Tarmo Keskküll. Ja kui ma nüüd väga lihtsalt mõni sõna endast räägin, mehed natuke oma huuli siin puhkavad, siis mina töötan Tammsalu kultuurimajas ja just nimelt nii-öelda juhendan laulu, noori ja minu enda juured on ka vägagi paljust elust suuremast ajast just nimelt laulmisega seotud olnud, sest ka mina olen lõpetanud Tallinna Georg Otsa nimelise muusikakooli, sest see on niisugune auväärt kool ja mina siis estraadiosakonnas ja ka siis pop-jazz laulu erialal. Aga kui Mati esitas meile täna ja tema repertuaaris olid valdavad sellised lääne autorite laulud, siis mina olen truuks jäänud meie enda Eesti meestele, kelle ees tõesti suur sügav ja kummardus, et meil on oma Oit, et meil on oma Naissoo olnud ja see muusika, mida nemad on kirjutanud, on ju tõeline evergreen, mida laulavad ka tänapäeval veel ja ilmselt edasi
mina ise, minu õpilased ja ma arvan, et kõik Eesti muusikud ei loobu mitte hetkekski nende heliloojate teoseid mängimast. Ja esimene laul, mida ma teile siis täna esitan, on kindlasti sajandite aegade filosoofiline küsimus. Mis värvi on armastus? Laulugi kokku sean, kuid mis värvi on armastus, kes seda teab, mis värvi on armastus, kui teaks, küll oleks hea, su aknad valiksin kohe, just seda värvi ma, et iga siis näeksid sa. Nüüd pollaseks muudab mind ootus sinuta maailma hall, vaid igatsust leevendav lootus särab kui hõbekristall. Neid värve ma näen, neid värve ma tean, neist laulugi kokku sean, kuid mis värvi on armastus, kes seda teab, mis värvi on armastus, kui teaks, küll oleks hea, su aknad valiksin kohe, just seda värvi ma, ja iga päev mu armastus siis näeksid sa, siis näeksid sa. Mis värvi on armastus, kes seda teab, mis värvi on armastus, kes teaks, küll oleks hea. Tänan. Ja see oli siis Arne Oidi kirjutatud laul ja loomulikult pühendan siis selle oma õpetajale Uno Loobile. Seda ta mul muusikakoolis oli ja järgmine laul, ma usun, et on täpselt samamoodi väga-väga tuttav lugu teile Uno Naissoo repertuaarist ja see kannab pealkirja Iial ei muutu võõraiks me. Ilmselt mitte kunagi.
vaikides sõnu kauneid öelda või, öelda või. Sina oled see, kes päikese kingiks mulle kaasa tõi. Iial ei muutu küll võõraiks me, sest meil on üks õnn ja üks ainus tee. Kui pöördub viivuks tuul ka soojal suvekuul ja peatab hella käe, siis pilve jääb vaid ainus päev, kuid võõraid meist ei saa. Sina oled see, kes kaugelgi minu kõrval kaasas käib, kaasas käib. Sina oled see, kes nukraski tunnis leiab rõõme häid, rõõme häid. Iial ei muutu küll võõraiks me, sest meil on üks õnn ja üks ainus tee. Kui pöördub ka tuul suve soojal kuul, ei kustu meis leek, suuremaks paisub veel ta ja iial ei saa võõraid meist, võõraid meist ei saa. ja täna minu siis viimane laul, mis siin kõlab, taas helilooja Aarne Undi repertuaarist ja kindlasti võib-olla me kõige rohkem ehk teame ja mäletame seda kõige autentsemat ja ehedamat versiooni, mida on meile esitanud ja laulnud just nimelt Marju Kuut. Ja laul kannab siis pealkirja ei midagi enamat rohkemat kui 2 kuuhiirt mu toas. Sinuta tuisaku lumi, murdugu tormides puud, mingu või maailm hukka, minul on mõelda muud. Mina pean mõtlema sinust, üksindus pureb ning sööb, istun ja elan ja olen orvuna võlutudes. On ainult 2 kuugilt mu toas, 2 kildu minu peos, sealt naeravad mu poole nad ja meid miski seob. 2 kuugilt mu toas, soe valgus hõbejas, jah tee, mis teed, su silmad teed, 2 kuugilt mu toas. Sinuta kevad on tühi, kõik on kas möödas või eel,
unetust piinab vaikus, koedik on kaugel veel. kellal on ükskõikne süda, kiirelt tundeda lööd. istun ja elan ja olen arvuna võlutudes. on ainult kaks kuugit mu toas, kaks kildu minu peos, sealt naeravad mu poole nad ja meid miski seob. kaks kuugit mu toas, soe valgus hõbejoos, jah tee, mis teed, su silmad need kaks kuugit mu toas. sealt naeravad mu poole nad ja meid miski seob. kaks kuugit mu toas, soe valgus hõbejoos, jah tee, mis teed, su silmad need kaks kuugit mu toas, kaks kuugit mu toas, kaks kuugit mu toas. ja nüüd ma annaks sõna taas Sarsale ja meenutame Tõnu. nii, armas rahvas, head muusikud. see oli meile kõigile nii ootamatu Tõnu lahkumine. andekas, väga andekas muusik. palju jõudis teha, muusikaarmastust ja muusikule vajalikke teadmisi ja oskusi. ja me käisime koos Tallinnas ju 4 aastat. küll sõitsime bussiga koos kogu Järva-Jaani, kui sealt Roosnälik läbi. see oli tõesti üks niisugune ilus muusikute sõprus ja meil on ka ühised huvid. Tõnu õppis löökpille, mina puhkpilli ja meie klassid olid ka kõrvuti muusikakoolis. ja loomulikult esimene vaimustus oli meil kõigil džässivaimustus, mis seda tunda ka tänases meie repertuaaris. ja Tõnule lisaks ma tahaks meenutada selle palaga, see on kindlasti tunnetada, see Ken Adikotovski meenus mõtisklusfilmist Vallatud kurvid. ja veel meie häid sõpru, kes meiega koos olid, Uudo Vaiksaar ja Vello Veelma, kes mängis löökriista alguses, kes oli ka väga sätsakas ja alati valmis ükspuha mis kella proovi tulema ja koos meiega musitseerima. ja siis ju need tantsumängud ja kõik need kontserdid läksid ikka väga pikale ja nii. mõtisklus, mõtleme kõik koos natukene selle aja peale, võib-olla selle aastate peale. 58 vist on ka meile kõigile see teema, mis on läbi.
Nüüd on siis minu kord. No, nii nagu te olete aru saanud, kogu aeg me oleme kellegi poole püüelnud. See suur torude kamp, kuigi meil ainult 5 seal pultides oli, me püüdsime mängida nii nagu seda tegi omal ajal kultusfilmis, mida me siit Ületee kinost ikka nägime, Glenn Milleri orkester. Aga ma alustaksin oma esimest laulu meenutusega sealt samast, kus me täna alustasime, ehk siis sealt Kultuurimehe trepilt. Tõenäoliselt oli see kas 1963. aasta või 64. aasta niisugune suvine õhtupoolik, kui meie Alevipoisid niisama Alevi peal luusisime ja korraga märkasime 4 valgetes pintsakustes punaste ristlipsudega härrasmeest. Ja nüüd mõelge ise, kes nad võisid olla, kui ma teile laulaksin laulu, mis räägib veel rohelisemast rohust ja veel sinisemast taevast kui täna. Rohelust täis, taeva võlvist vaid harva üle käib. Peegeldus päike jääs suve selges vees, niitude vahel
siis kulges meie tee niitude vahel, kus rõõm saatis meid. Niitude päike kadunud nüüd, nukrana kaigub vaid sügis linnuhüüd. Vingudes rutta vaid vihur üle mäe ning ega meidki seal keegi enam näe. Kus on siis suvi ja kus ei ole sind ja tõesti ma ei tea, mille peale lootma või mõtlema ma pean. Sa katki kõik me unistused lõid, võtsid kogu õnne, millega sa tõid. Siiski ma ootan kevade tuult, niitude haljust ja paljud muud. Aiman ju nüüdki, et ühel päeval siis lõplikult tuleb, sest süda nõuab nii. Niitude rütmes meid rõõm leiab. Nii nagu minu hea kolleeg ütles, poisid peavad vahepeal huult puhkama ja ma siis räägiksin ka ühe jutu. Tõenäoliselt on täna, homme ja ülehomme Eestimaal kümneid või sadu kontserte. Rahvast meelt lahutavad ilmselt need noored inimesed, kes on läbi erinevate konkursside meie ette leitud. Me otsime superstaale. Kindlasti on kuskil Birgit ja kuskil on Taukar ja kuskil on Ott. Aga täpselt samasugused asjad toimusid ka siis, kui me olime 50 aastat nooremad. Ja 1967. aasta kevadel Eesti Televisioon viis läbi konkurssi noortele instrumentalistidele. Võitjaks tuli seal loomulikult Georg Otsa kooli bänd, eesotsas Olav Ehalaga, tuntud heliloojaga, Heliloojate Liidu esimehega. Tema pundis mängis tagasihoidlikud basskitarri ja ka flööti tulevane meie superlaulik Jaak Joala, aga Järvamaad või toonast Paide rajooni esindasid 4 džässi poissi ja me jäime täpselt teisele kohale. Kolm meest 4 on täna teie ees siin laval. Noh, aimake, üks olin mina, eks. Üks mees on koos Tõnu ja siis ka teiste poistega juba pilve peal, aga Raivo Järma ja Arvo Stoltsen on tänagi teie ees. Arvo, mängi seda ilusat viisi, millega me rahvast üllatasime. Jah, me tegime seda nagu džässi stiilis rohkem, aga see viis on teile kõigile tuttav.
1966. aastal džässfestivalil esines ühe esimese väliskülalisena Jan Johansson Rootsist. Ta mängis väga lihtsaid Rootsi rahvaviise, lummas kogu Eesti publiku, tuli siia tagasi ka 67. aastal, aga mina ei tea, kust võttis meie toonane pianist Henri selle mõtte, et ta Miina Härma lauluga meid võistlusele viis. Paul, teeme ka meie seda lugu. Seda öelnud varem. Tõenäoliselt, et ma ei oleks suutnud seda laulu teile niimoodi laulda, aga ma pühendaksin selle laulu Toomase emale, Ellenile, kes paljusid meid teie eest siin tõi muusika juurde juba lasteaiast ja siis läbi selle lava lasi meid lendu. Ja ka oma emale, kes puhkab Järva-Jaani kalmistul ja kelle lähitulevikus täitub 100. sünniaastapäev. Nüüd aga hakkab meie kontsert lõppema. Meil on veel paar lugu ja üks nendest alati traditsiooniline, kui mina olen teie ees olnud. Sõbrad, ma loodan teile, me laulame teile. Kaks, kolm. Halloo, sõbrad, oh halloo, sõbrad, olen rõõmut, kui teid jälle kohtan ma. Näete välja head sõbrad, seda teadke sõbrad, aeg on läinud, kuid on käinud mööda teist, küll ta on naeru täis maja, sama laul kaja, peagi pidu nii kui nooruspäevil hood ning kõik, mis siis oli, nüüdki on üles meist sõbrad, aastate järel
koos. Kõik, mis siis oli, nüüd tead alles meist oli, aastate järel hea on olla koos. Lembit! Kui ma mikrofoni kätte saan, siis ega ma enam seda edasi annaks. Säpp-tim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 . Nii, ja sõbrad, me oleme jõudnud oma viimase looni, meie galakontsert, mis on maailma esiettekanne Järva Jaanis täna 19. augustil 2022. Ja veel kord, me ei ole kõiki muusikuid tutvustanud. Paul Ruudi, kes tegi kõik arranžeeringud ja pianist, meie tuntud kerge muusikakoori dirigent ja selle looja, Paul Ruudi. Tervitus! Paul, sa näitad veel kooriga, millal sa välja tuled Järva Jaanil. Raivo Järva! Urmas vist, jah? Kes on Urmas? Basskitarr, et oleks põhi. Tarmo, kitarr ja banjo. Nii, hakkame vaikselt, aga muide see ei ole veel viimane, sest ega te tantsite veel meiega koos ühe vahva tantsu, mis on kõlanud, ma olen seda mänginud 32 riigis, sealhulgas Ameerikas üle maailma. Ja mis põhiline, kõigile meeldib ja me viime teid kõiki kohutsuslikus korras tantsima. Instrumentaalne osa. Tule laula veel meile natukene. Hallo, Dolly, oh hallo, Dolly, olen rõõmus, kui sind jälle kohtan ma. Näed välja hea, Dolly, seda teed, Dolly, aeg on läinud, kuid on käinud sinust mööda. On naeru täis maja, sama laulgaja, peagi piduni, kui nooruspäevil koos. Nii, kõik, mis siis oli, nüüd tead alles meist oli, aastate järel olla hea olnud. Aastate järel olla hea koos. Aastate järel hea on olla koos. Näed välja hea, Dolly, seda tean, Dolly. Aeg on läinud, kuid on läinud möödas sinust ka. Naeru täis maja, sama laulgaja, peagi piduni, kui nooruspäevil koos ning. Kõik, mis oli nüüdki, kõik, mis oli nüüdki, aastate järel hea on olla, aastate järel hea on olla, aastate järel hea on olla koos. Armas rahvas, loomulikult me teadsime, et te tahate veel ühe lisapala kuulda. Eks me muidugi lootsime ka selle peale. Muidugi need oli minu sõnad, nii ütleb alati Olav Ehala oma kontserdil. Ma pean midagi uut välja mõtma. Aga, võt see sama lugu, meil on üks hästi armas Eesti lugu. Ja muidugi Saksamaal ma alati ütlen, et see on meie kõige temperamentsem. Siis sakslased ootavad huviga, et mis sealt nüüd tuleb, eks ole. Aga kui ma olin Nõukogude Liidu ajal, siis oli
muusikakriitikud alati küsisid, et selle pealkiri on Targa leheolane, noh, ise teate. Te tulite kõik tantsima, te pääsu ei ole. Ja siis küsimus oli, mul üks väga vahva kriitik oli, noh, aga kas teil ka rumala rehealane on? Ma mõtlesin, ei ole. Vaat niimoodi, meil on ainult Targa leheolane. Sõbrad, me läheme sellega rahva hulka. Armas rahvas, veel on üks tähelepanu. Ma tahtsin, tantsige edasi. Ja võtke veel tantsule Pajuri Peep, kus tema on? Peep tantsule. Aavo Oisman tantsule, meie poisid kõik. Märt Ibrus tantsule ja viige mehe tantsule. Ja loomulikult, kuna oleme siin natuke aega ikka seda džässi teinud ja armas rahvas, meie hulgas on täna Tiit Nurklik, kes on džässi külvanud siia lähedale ühte väga armsasse kohta tema kodusse, mis on 10 aastat juba käinud. Tiit, tule tantsima ja tervitame sind Järva Jaani 64 poolt ja et sul oleks ikka jõudu ja jätku seda asja edasi viia. Parim sooritus, juhhei, ahhoi, tralalalalala, juhhei, ahhoi, kus on Tiit? Joo, 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 joo. Tule
Tallinnale tervitused, kes on alati meile abiks olnud. Et kui vähegi. Ja muidugi, Toomas, kas me tõesti unustame Vilve ja Sirje. Ilma teieta ei oleks ju meie mängudel mitte mingit mõtet. Tantsule, kus on Vilve suur tänu. Ma olen praegu lihtsalt hundi esindajana siin ja nii, et viimasel koorust teid tervitada kõike, kes on abistanud ja aidanud. Nii, veel paar koorust ja poisid, tulge tagasi. Suur tänu Markole. Aitäh! Ja see on ka muide jätkustatud, nii et ma arvan, et 20 aasta pärast oleks tore seda vaadata. Viimast korda targa Reholane ja see on meie poolt täna kõik. See oli parim sooritus tantsijate poolt. Aitäh! Mati kummadele. Kadri. Ja nagu ütles Duke Ellington, ma käisin tema kontserdil Minskis, ta oli ära õppinud 75 keeles, vene keeles see kõlas nii, ja vas bezumne ljublju. Aga nüüd mina ütlen teile ja meie bändi poolt, me armastame teid väga. Ja ootame uusi kohtumisi, me närveerime juba, et see oleks lähemal ajal. See muidugi võiks lähemal ajal, kui eks ole, enne peaks toimuma. Arvestades meie siiski teekonda. Nii, aitäh veel kord. Tulge klubisse, läheb tantsus.